Maksimkin, Igor Žuravljov ja rünnakul täna siis kolmekesi Toku, Kaborre ja Viidas. Tuleb taaskord senderdus esimesse tsooni ja seal juba olemas! 3. minut ja lööb Erik Santos. Siit 1-0 ja käed lähevad kõrbade peale. Väga kummaline standardolukorra lahti mängimine. Senderdus jäi väga madalaks. Santos üpris sellise ebatavalise keha saanud. Ja selles mõttes huvitava taustaga mees, kui siit on variant nüüd Ustal. Jooksu peale nüüd on Toker ruumi. Viidas läheb ise keskelt, tuleb sinna sööd ka, Viidasel variant väraves! Tema selle alguses palli maha võttis ja rünnakule viis, aga siit Maksimkinilt pall esimesest tsooni taas. Ja tagumisest tsoonist peale lööki Transile esialgu ei tule, Toke veel värava keskele. Ikka on see pall lahti ja vahel. Nüüd on Kabore uuesti kastis, kukub ka ja penalti. 14. minutil näitab Kristo Güljanstinen penaltipunktile. Ja Airon Kollo ei ole rahul. Aga siin väga palju küsida ei olnud. Kabore versus Leppe. Vile on kõlanud. Ja lööb paremal alla nurka. Lepp teadis ka, et Kabore tavaliselt lööb vasakule. Aga siin on asjad tehtud ja Kabore mõtleb elu üle järele. Kõik on hästi. Trans 16. minutil 2-0 peal. Kabore enda teenitud penalti lööb ära. Ja praegu siis Narva Transis ja mängib premium-liigat, nii et pole vaha, kui siit nüüd eemalt tuleb ja proovib Maksimkin. Transi liidrina kehtestanud. Ja praegu tuleb veel siit, aga ei löö Toke ära. Kalevi ründavad poolkaitse Ats Purjet, kes sisuliselt pole täna palli saanudki, kui siit Toke proovib veel. Togo mees proovib siit jooksu pääseda, Žetšugov on seal seljas. Tuleb veel mei! Kauglöök läheb ära. Lepalt madal, ebaõnnestunud sööt. Võtab Mihhailovi teises ääres natuke käsiga laiutama. Tuleb veel pall värava ette, Tšello vahel. Ja veel ja siit tuleb uus penalti. Siit tuleb uus penalti 28. minutil. Ja ei ole praegu asjad hästi. Pamude tiimi küsib küll, mis nüüd. Aga no... versus Sander Leppe. Penalti vaatus Vol 2. Ühe korra on löök sisse läinud. Kabore nüüd. Ja ei löö ära, aga teise palli paneb. Ja Sander Lepp saab siit omale penalti tõrje. Aga see teda ei lohuta, sest 29. minutil on seis ikkagi 3-0. Ja Kabore, no nüüd võib-olla juba võime hakata natukene arutama seal Narva Transis, et kas peaks neid penaltid läheb, Viidas läheb. Žetšugovi vastu. Ja Viidas ikka läheb ja Jakob Viidas 32. minutil paneb palli ristnurka ja no siin on juba Karel Eermäele ka silmad ette tehtud. 4-0 32. minutil ja mis mängu me täna näeme. Sten Jakob Viidas otsis, vaatas, mõtles, saatis ühe korra Žetšugovi juba hüppesse. Väike paus, läheme uuesti. 3-5 vastu. Toke jätab Viidasele. Veel Toke, veel. Ja Kabore! Ja no kui palju on Transil aega, ruumi ja kui lihtsalt sealt saab läbi. Ja siin on veel üks Soolas, veel üks Soolas! 3. liigamäng järjest kübarasik! Aga ei, tõuseb suluseisu lipp ja veel mitte. Kabore ei suuda uskuda. Ei suuda uskuda Kaboresid, aga no vaatame videost need asjad üle. Purjet, aga seal oli kampaania vahel. Nüüd teine jooks ja siit on Purje minemas ja Matros on vahel. Sport on hinges, siis sinna ta jääb lõpuni. Ja käib pall latis. Ja mäng sai hea hooga edasi minna. Aga Purje kastis nüüd ja lööb! Ants Purje lööb! 65. minutil 1-5 ja no nägu on naernud sellepärast, et kui sa oled Ants Purje ja sa lööd värava, siis sul ei ole põhjust kurb olla. 39 vanus.
ja 90 väravat Premium-liigas on tõsiasi. Senderus tagumisse tsooni, Matrossov vahel ja sealt oi. Kanada täiendus tulemas. Nii, Kalevi mehed kastis pikali. Ja tuleb! Martin Tomberg teeb ära ja 78 minut. Ta lööb ja Matrossov arvab, aga läheb pall sisse ka. Ja Tomberg läks palli järele. Kalev teise poole arvestuses 2-0 peale. Aga noh, midagi siis väljaku kõrvale ka. 91 on täis. Kalev 2, Narva Trans 5. Narva Trans tõuseb tabelis 4. lükkab koha võrra madalamale Paide linnameeskonna. Treener Alvo Pärengrub, esimene poolaeg 0-5, teine poolaeg 2-0. No mis sa ütled sellise mängu kohta? Jah, see on niisugune üles-alla mäng. No ütleme, ega esimene poolaeg oli meie poolt vaadates väga kehv. Aga noh, ma ütlen, et tuleb Narval au anda ja ütleme, kuidas ja kui võimsalt nemad mängivad Kosuhovski käe all. Noh, me ju teame seda, me teadsime seda, aga ikkagi selline mängu algus kohe mängu alustamine, karistuslöök, pendlad, et noh, me lihtsalt ei saanud sellega hakkama ja ma arvan, nende tugevad jõulised mängijad, ründajad koolitasid meie keskkaitset seal algul korralikult, et tere tulemast meistriliigasse ja et väga võimsa, jõulise mängustiiliga esimene poolaeg. Aga noh, eks seal sellegipoolest tuleb edasi minna ja eks me mingid vahetusi proovisime teha. Mingid mängijad on tagasi tulnud väikeste pauside pealt ja noh, teine poolaeg oli seda särtsu ja energiat hoopis näha ja hoopis teistsugune, et mul on selle üle hea meel. Võtame selle positiivse kaasa ja ega me siin, niimoodi me vaikselt siin toimetame ja kasvame, et ega paratamatult meil on endiselt veel ruumi minna. Aga mis seal esimese poole ajal selles mõttes juhtus, et 5 on ikkagi palju, no seda ei saa endale lubada? No juba see mängu algus, ma arvan, see lihtsalt lõi nii jalust nõrgaks mehed, et ega kui see meeskond ongi sellises situatsioonis, ma saan sellest täitsa aru, et kui sul tuleb jälle see kiire värav, me kõik jutud ja kõik valmistumine on ju, et me teame, nad on sirgjoonelised, tulevad jõuliselt, väiksed marginaalsed asjad seal keskkaitsetel, et kui ründaja on seal seljaga sul ja sa pead minema ja sa pead julgema astuma välja, sa pead hakkama seal üks-ühele hakkama saama, et pigem oligi see, et me ei saanud tulnud teatud asjadega toime lihtsalt ja sealt tuli ja ütleme, see mentaalne pool lihtsalt murdis meid ära. Ja kui noortel natukene väristab, siis 39-aastane Ats Purja on vaja ikkagi tõsta 9 peale ja siis tulevad äravad, jah? Jah, Ats on ka nüüd tagasi tulnud ja fantastilises hoos, näed ise, vend paneb 90 mintsa, teist mängu juba enne, et ainult kummardus tema ees, et töötab, tahab, aitab nii palju, kui ta suudab, et mul on selle üle väga hea meel. Kalevi hooaeg sel hooajal on olnud selline ebastabiilne üle kivide kändude, alustati ühe treeneriga, nüüd oled sina. Mis sa näed, mis teil on vaja teha, et see stabiilsus leida? Eks ühed samad asjad on, mis me Teemuga tegime siin, mina siin proovin parandada, enne kõike tuleb taga korda saada asjad, ja eks me sellega ju tegeleme igapäevaselt ja kogu see mentaalne pool peab ka järgi jõudma ja me peame lihtsalt küpsemaks saama ja ainult aeg, selles mõttes näed, ma räägin rahulikult peale sellist mängu, ma võiks olla siin jumala närvis ja lõuata ja karjuda, aga ma ju saan ju objektiivselt aru, mis toimub väljakul ja mis on meie võimekus ja kus me praegu oleme, aga endiselt ma ütlen, et meil on vaja kasvada ja nii ongi. Vaheajal ikka häält tõstsid riietusruumis? Võrdlemisi rahulik olin, tõsiselt, et selles mõttes, et ega mina treenerina, ma tean, mul on ka raske, 5-0 oled taga, mis teed, et selles mõttes, et tuli mingeid asju koordineerida, vaatasime, kus meil natukene käriseb, kus me saame värskust juurde tuua ja seda me tegime ja ma arvan, see kajastus ka väljakul. Nii et sa usud, et siin on nüüd umbes 10 päeva aega järgmise mänguni tööd teha, et saate ennast ikka käima? Ma arvan küll, iga mänguga me lähme mõtetega, kuidas seda mängu enda kasuks kallutada ja nii on iga mäng. Aitäh ja palju edu! Ja ootame nüüd siia ka Sten Jakob Viidast.
Tere, tere! No palju õnne võidu puhul, suurepärane mäng vähemalt esimesel poolel, 5 väravat endalt, väga ilus värav. Millised need mõtted praegu on selle natukene kahetise mängu järjest, lõpp natukene vajus ära? Ja ütleme, et nii, et Essa poolega alustasime hästi, olime hästi häälestatud terve tiimina, aga ja kuidagi teine poolek tulime hästi uimaselt ja lasime kuidagi siis lasime jala lõdvaks ja no sükest asja ei saa enam, me ei tohi lubada nagu, et see võib meile kaotada punkte ja et sükest asja ei tohi juhtuda enam. Ega vist suhteliselt raske mentaalselt, kui sa oled 5-0 ees, siis nagu teisel poolel sama vadriga panna, ilmselt ei ole väga lihtne. Ei ole, et see on nagu kergendus on olla, aga jah, see ongi see koht, kus sa pead tegelikult nagu 100% edasi panema ja kõik . No endalt suurepärane värav, vaatasid Karel Eermele ilusti, et on vaja paremini lüüa. Ei, ma mõtlesin et Roman on kogu aeg suunanud mind, et kui sul üks-ühe olukorrad on, siis võtta ette ja siis oligi olukord ja mõtlesin, et vajutasin ära ja tuli samasugune umbes nagu Eermel, aga ei, väga hea, olen rahul. No räägi, mis söökide seal Pirl-Andriga Voorele annate, et iga mäng ta sellises osas on, et nagu täitsa peatamatu? Ei, on küll täitsa peatamatu, et hea poiss on, teeb kõvasti tööd trennis ja on väga tubli ja väga hea, peab samamoodi edasi tegema. No sina tulid sel hooajal ametlikult Paidest Narvasse, nüüd tänase võiduga tõusite liigatabelis Paidest mööda. Mis tundeid see tekitab? See on ikka hea tunne, et me ikkagi, mitte ainult nüüd Paide, Paide on väga tugev, vahetasid nüüd treenerit, eks nüüd tuleb mingi muudatus, et peab ise ka nagu ikka kõik mängud 100% andma ja üldse on hea, et me oleme seal siis tabeli liidrite nagu taga ja me ikka üritame nagu ikka seal püsida et teha raskeks ka neil elu. Nii et Narva läheb sel hooajal medalitele? Võiks minna, miks mitte, jah. Aitäh ja palju!